Keir on, Keir, Kristjan, ma vaatasin, et sul on teine nimi ka, ma tean ainult Keirina sind. No, pigem Keirin ongi mõttekam. Sa oled väsinud ka? Eriti ei ole tegelikult, et noh, sõitmisest on väsinud jalad on natuke läbi, et... No võt. Ei, jah, ei. Mõtleb, okei. Tulemas tagasi siis Naeratuse miljonäri YouTube'i kanalile ja meie eelmine vlog rääkis millest jalgratastest, kuidas need korda teha ja vanad rattad toimima saavad. 4 asemel meil järsku 5 sai. Kes meil täna tuleb? Kust ja millega? Tartust Keir looduses. Tema teeb ka YouTube'i ja ta tuleb siia Tartust Iklasse jalgrattaga. Ta on minu teada 2 päeva seda sõitu teinud. Uurime kohe välja, kus ta vahepeal ööbis. Vaatame, mis tal ka kaasas on, mis varustust. Ma saan aru, et ta ööbib telgis, et no kus ta veel siis saabki ööbida. Ma olen väga-väga põnevil, et õige pea peaks ta sealt meile kohe esile ilmuma, päike mõnusasti juba loojus täna, aga ta jõuab, ta ütles, et 20.00 jõuab, aga kell hakkab juba peaaegu 22.00 saama. Väga-väga põnevil, et kuidas siis üks poiss julgeb võtta nii pika matka ette, ta ütles mulle juba mingi pool aastat seda kõike ette, et ma käin kindlasti suve jooksul Iklas ära. Mõtlesin nagu päriselt, aga kui ma tulen jalgrattaga. Mõtlesin, ei ole. Ei ole. Mina juba näen, kohe ma näitan ka teile, mis on matkavarustus tal, kui mitu kilomeetrit ta täna sõitis ja kõigest sellest kuuled sa kohe pikemalt. No tšau! Keda näha? Jõudsingi kohale näed. Vau! Selline varustus või? Kõik siukene kohe. No ikka on kola. Ei lähe mööda neid nooli, vaid me lähme siit esialgu. Jaksad? Ikka jaksan, jah. GoProga suure kaameraga olen ka teinud. Aga kuidas enesetunne? No praegu on ma ei jakku veel. Nüüd sa saad rääkida ka samal ajal. Ei, ma tean jah, et see on see signaaliga. Signaaliga, jaa. Väike loojus. Aga kas sa tulid sealt altteed ja maanteed? Oota, ma panen selle lällari kinni siin. No. See läriseb siin. 200 meetri pärast sõitkoht jääb vasakule. Oh, jummal. Jääb vasakule, kohal, mis vasakule? Suunas Jakobsoni tee. Issad jumal. Keir on, Keir, Kristjan, ma vaatasin, et sul on teine nimi ka, ma tean ainult Keirina sind. No pigem Keirin ongi mõttekam. Ja, et põhimõtteliselt Keir on sellest ajast, kui mina TikToki tegin, on ta minu fänn ja jälginud igat minu tegemist. Ja, olen küll. Ja siin ta nüüd on ja. Ja, ei muidugi. Tere tulemast siis uueni tallu. Tere. Vau. Lõpuks on 140 kilomeetrit selja taga. 104. Tehke järgi, kes ütles, et Ikla on kauge? Ja. See oli täna ainult? Ja, no homme on 100 umbes. Edasi lähed veel või? Ma lähen edasi veel, jah. Ma pean jõudma 2 päevaga nüüd Võrumaale. Ühele sündmusele. Okei, aga ma saan aru, sa oled 2 päevaga tulnud praegu? Praegu ma olen, esmaspäeval alustasin. Jah. Täna on 3 päeva? Jah, täna on 3 päeva. 3 päeva, vot 3 päeva on tulnud. Ja täna on rekordpäev või? Jah, sest jah, mul oli ka üks teine inimene kaasas matkal, aga tema kahjuks ei jaksanud enam sõita ja siis tema õnneks täna mitte õnneks, ongi õnneks tegelikult rohkem, et läks siis Türilt tagasi rongiga, ja siis saingi mina 140 vajutada. Türilt saab Viljandisse? Türilt saab Viljandisse ja Tallinnasse. Ta läks niimoodi, et Türilt Tallinnasse ja Tallinnast Tartusse. Ta täiesti loobus on ja? Ja. Aha. Sest ta ei jõudnud, jah. Ei pidanud vastu? Ei pidanud vastu, jah. Aga kuidas see ratas? No see on veel pidanud vastu. Veel pole kummid pauku pannud, nii et... Ja, ma mõtlen, et praegu on kõik nagu õnnestunud, kõik on ilusti läinud. Ja, praegu on kõik õnnestunud tõepoolest. Super. Aga meil on ala nii suur, et vaata, siin saab isegi valida, kuhu telgi panna. Et ma saan aru, sa tahad telgis magada? Jah, et see on sinu plaan. Varilisemas kohas ka, et hommikul päike peale paista. Viimased ööd ma olengi saanud hommikuti saunas ärgata, nii et noh. Ja, et sulle kohe otsane. Päike tuleb sealt. Okei.
No, kuskil jah, siukse varjulis. Ma juba tegelikult leidsin sulle ka koha, aga su varustusega läheme sinna ja pärast tuleme siia väliköögi alla tagasi. Aga esmalt tahadki telgi panna üles, on ju? See võib olla isegi, lasta praegu olla. Otsime sulle selle parima koha, kus päike kohe peale ei paista. Sa jääd kogu aeg mul siia selja. Mul on niimoodi, mul läheb veel koormakattega lisaks peale, et siis mul on nagu telk ja koormakatte peale, et siis ta tegi tast nii-öelda telgi laiend, ütleme niimoodi veel lisaks. Et ta on mul telgi peal ja siis on ta nii suur, et ta läheb veel telgist suuremakski, et siis ongi mul niinimetatud telgi laiend, et siis on eeskoda ka eksisteerib, kuhu kõik sul... Päike ja ta tõuseb sealt kuskilt, näitan järve poole, kuskilt sealt niimoodi tõuseb. Et mina mõtlesin iseenesest, WC oli siin samas selle põka taga väli käima. Meil on hästi taga on ka telkimiskohad. No siin on jumal. Aga ma mõtlesin, et äkki sulle sobib, et sa oled, ma olen ise selles saunamajas, kohe räägin nendest ka. Siin on muuseum. Üks variant, et sa saaksid siia õunapude alla nagu selle suure, et sa oled aias täitsa, nagu pesas. Ja teine variant on siin, kus sa siis oled, teine variant on siis siin mändide all. Ja see kuused kohe varjavad selle nagu ära. Ma arvan ka, et võib-olla siin on parem isegi. Kuidas sa ise tunned? Ma pigem arvan, et siin on, vaata, siin on nagu rohkem varju. Sul on see rattal jalg ja või tahad puu nojale? Ma läheb puu vastu jalg ja pea vastu sellele. Jalg on, pane mul prõksu kalt minema. Puu vastu ära. Ja mina... ta ei tule sealt, ta tuleb... Ikkagi ta läheb kohe sinna maja taha. Kuskil siin. Ja nagu korra paistab peale, siis see on nagu isegi kasulik, vaata, et siis läheb natuke soojemaks telk seest. No aga siis ma arvan, et see koht on väga hea siin. Aga ega mul on nii hea makamiskott, et mul on natuke palav isegi vahepeal see asjad. Lähme sinna väliköögi juurde või lähme käime mäe otsas? Mäe otsas näeksid see kogu talu? Ma otsin natukene varustust kõigepealt. Okei, soojemalt on ju? Ei, ma ei mõtle soojemalt, aga ja seda võib ka vaadata tegelikult. Midagi natuke soojemalt selga ajada. Sa oled väsinud ka? Eriti ei ole tegelikult, et sõitmisest on väsinud jalad on natuke läbi, et kõige rohkem nagu tagukumik on läbi sadulasta. Et see on kõige hull. Ja no muidugi käevarjad, et natuke liiga palju päikest ka täna. Jaa, täna oli ju super. Sõitsin päev otsa päikesega. Et sa oled ju metsas käinud, sa oled igast trikke teinud ja igast asju teinud. Olen. Jaa. See on nüüd kõige suurem tripp üldse. Ma ei tahakski sind täna üldse väsitada, et ma tahakski näidata ainult, et sul on telgikoht siin ja võiks homme, kas sa kohe hommiku stardid? Kohe hommikul päris ei stardi ikka. Et äkki selle TikTok laivi teeme millal? Me võime täna ka teha. Ega me jõuame praegu ära kõik teha, kui tahad. Jaa, väliköögi all. Ja, sest ega... On väga mugav teha seda. Sest praegu on valge, et ega ma niipea veel silmalooja ei viska, et natukene ikka olen üleval veel. Okei, siis käime mäe otsas, näitan sulle kogu ala kaugelt. Muuseumid jätan sulle teiseks korraks. Siis väliköögi all paneme kaminasse tule ka. Aga kuidas sul kõht on, midagi oled söönud? Ikka sealt, mis kohaka see nüüd oli? Peale seda, kas oli pealt Reimani või? Ei, Häädepesteta. See food market seal tee ääres, see pisikene. EV-tähega koha nimi oli nüüd. Võiste? Jah, sealt... Võiste putkast? Jah, Võiste putkast käisin, võtsin väikse vorstilati ja need jogurtid ka, seda veel natukene alles. See oli lõunasöök. Prügikast on seal pärast? See oli lõunasöök. Ahah. Õhtusöök alles tuleb veel. Aga see on olemas? Jah, see on mul olemas. Mul on ja mina lubasin omalt poolt ju jäätist, eks mäletad? Võib-olla oli jah tõesti. Ma ütlesin seda igal juhul. Väitsa võimalik, et oli. Vaata, kui põnev et siin on niisugune korv on ja korvi sisse paneb need asjad siia oma korda, siis kummidega... No tegelikult ega see on tegelikult raske. See koormab tal tagaraagrit väga palju tegelikult praegu. See korv või? Ei, kõik see kola. See on tegelikult jah. Ja sul on veel oma selfie-stikid ja kaamerad ja kõik asjad. Välikööki all vast neid pistikupessid ka jagatakse. On. Käime seal mäe otsas ära. Seal. Oota, ma panen nüüd teise kaamera, võtan nüüd see välja. Siis lähme sinna. Üks moment, laon natuke asju kotti. Päris hea. Uskumatu. Vot see on nagu tase, et eneseületus teha midagi, mida varem pole teinud ja tulla siis
Iklasse uueni tallu ja öelda tere naeratuse miljonäri. Kirjeldusse ma mainin küll, et siin on turismitalu, et siin on ka võimalik ööbida. Et kel soovi. Ja siis noh. Ja vaata, see tiik hakkab aurama mõnusasti juba. Ma vaatasin üle piiri oli pauras seal põld. Nii, vaatame, kas käima ka see läheb. No sa ju tead täpselt neid eriti looduses asju, et no, ja õnneks ma ikka kogu aeg väljas ei maga, ma magan ikka toas ka. Ma alguses kasutasin kogu aeg seda kaamerat, kui ma ostsin ta, aga noh. Sul on niimoodi mikker. Sõidu ajal ikkagi tal ei ole nii stabilisaatorid peal, et ta pilt läks nii kehvaks ära, et see ongi rahulikult kuskil statiivi pealt või niimoodi, et siis on GoPro muidu on selle jaoks väiksem klots. Ja. Käid ju kodulähedal seal ka metsas ja telkimas ja ikka. Teed igast trikke. No, mis see loodusega, mis asi see on, et mis see sind sinna loodusesse tõmbab? Seda on päris raske nüüd seletada, ütleme niimoodi. Aga see, et arvuti tagant näiteks ära saada või noh, et ei ole kogu aeg kuskil nutis istu. Ega praegu ka ma tulen, ma ei saagi nutis istuda, sest mul on piiratud arv energiat võtta tagataskust. Jah. Sest mul on niigi, on mul 3 akupanka, 1 on ise ehitatud isegi ja 2 on mul ostetud. Praegu jaksad nii palju käia, et sinna... kõndida ikka, kõndimine tuleb just kasuks. Ma vähemalt istu vaata. Võikski tegelikult mööda seda muru minna, siis on sinna poole see äge vaade. Ma nägin seal teisel pool seda suurt maja juba keegi kõndis seal. Seal? See, jah. Toonekurg? Jah. Ja. Aga seal on meil puhkajad. Ja seda ma saan algus. Keir tuli veel ise ka omakorda YouTube'i kanali jaoks materjali saama. Ikka. Ega materjali tuleb ka filmide juurde ka, ega. TikTok laivis ma küsisin, et rääkige lastelaagritest ja rääkige üldse laagritest, kus te käinud olete ja kuidas te seda teete, aga hoopis Keir räägib meile, kuidas tema seda teeb, sest kui ta siit nüüd tagasi ükskord Tartu kanti jõuad, kus sul on see lastelaager tulemas, kus sina oled üks korraldajatest? Või nüüd otse korraldaja ei ole, aga jah, ma olen abiline, et aitan, teen nii-öelda, mängin lastega ja korraldan neile tegevust natukene nii-öelda matka ja ütleme niimoodi, et mänge ja võistlusi natukene ja niisuguse asju. Päevajuht oled siis, aga mitu päeva? Praegu on 5. Jah, ei, 5 oli praegu, jah. Oh, super, ja tuleb veel suve jooksul või? Kokku 3 tükki, jah, rohkem ei tule. Nii äge. Ja mina nagu tean ka, et meil on vaja siin, keegi teeb süüa, keegi teeb seda, keegi toob toda ja nii edasi. Et see on ülilahe, et täna just registreeris mulle järgmine inimene oma lapse registreeris ära. Et ma lähen teen kohe selle eelregistreerimise, mul on nagu 3 jaos võib ka maksta. Väga lahe. Aitäh kõigile, kes täna laivis olid. No nii, Keir, üks öö uueni talus. Kuidas sul tunne on? No olen välja puhanud vähemalt. Et küll päris kaua magasin, aga ikkagi puhkasin nagu välja. Umbes 9 tundi said sa mõnusasti puhata. Me leidsime sulle sellise koha, kus siis päike otseselt peale ei pasnud ja just see ka võib-olla aitas sul paremini välja puhata. Ei olnud saun vaata hommikul, et muidu 2 ööd, saunas põhimõtteliselt hommikuti on, et noh, täna enam nii saun ei olnud õnneks. Ja mida meil siis saab? Meil saab telkida, välikööki kasutada ja siis mida veel? Kohvi hommikul ma sulle ka tõin. Et ja hommikukohvi ja hommikusööki saab ka ette tellida, et sa ei pea kõike, eriti kui sa veel rattaga tuled, sa ei pea kõike kaasa tassima. Aga ma soovin sulle mega ägedat trippi edasi. Sul on kuskil 115 kilomeetrit minna järgmise telkimise kohta ja olen siiralt tänulik, et sa tulid Tartu kandis siia Ikla. Aitäh!